No nii, tere tulemast vaatama Eesti meistrivõistlused discgolfis. Meil on siis naiste 3. ring ja back 9 ootamas. Eesti meistrikad see aasta toimuvad Annikaru discgolfpargis ja vaatame need kohe üle. Minuga koos Markus Saarepuu. Tere, minuga koos Mikk Mõts. Täpselt nii. Ja esimesed 9 olid põnevad, palju vaatamist ja vaatame, kes meil siin täna siis mängivad. Et esimesena on siis leaderpoolis Keiti Tätte, tiim Latitude 64 ja skooriks on siis hetkel -16, on natukene eest ära rebinud teistel, nii et vaatame, kas see edu püsib. No nii, teisena Anneli Tõuges Männiste tiim Innovast mängib. Just nagu sa ütlesid, Keiti on natukene eest ära sõitnud, aga -9 skoori peal Anneli on ja ma ütleks, et ega siin kõik on võimalik. Täpselt nii ja 3. on leaderpooli jõudnud Kaidi Alsalu Prodigy Europe tiimist ja skooriks on siis -7, nii et endiselt kõik mängus ja kõik tehtav. Ja 4. siis Kristi Rogenbaum tiim Disc Golf Factorist, hetkel skoor -1, kuid on tegemas tegelikult täitsa okeid mängu ja ma arvan, et taga 9 siin see mäng läheb ainult paremaks. Ja nüüd 10. rada, 88 meetrit, par 3, kutsutakse Õunaaia rajaks, seukene mõnes mõttes ka nagu Annikaru signatuur radadest üks, mängib siukest pigem lihtsamat par 3, tuleb lihtsalt mingisugune kõvem vise teha taeva poole ja loota, et see ketas sinna korvi alla maandub, et siin on ka OB igal pool nüüd tehtud, et päris siukest umbluviset ei saa teha, et ükskõik kuhu läheb, et aga ma arvan, et siin kõik on siuksed pördimaiad ja tahavad sinna korvi lähistel ennast panna. Ja kindlasti jah, selles mõttes ühe nii-öelda lihtsama rajaga on tegu ja siit Keiti ilusa haiserkaarega läheneb ja no väga tõsiselt hästi sooritatud vise, ma ütleks selle peale, et sinna pulsa äärde ennast panna, et minu meelest seal korvina on alati sama asi, et tuul on päris tugev tegelikult ja ütlekski seda, et ega väga kaugel sellest korvist olla ei taha, pigem tahad lihtsalt pördit sealt saada. Ja, et see tuul teeb selle puttimise tõesti keeruliseks ja stressivaba pördi kindlasti on iga mängija siht siin ja esimesed 2 ehk siis Anneli ja Keiti on küll endale kõik eeldused loonud selleks, et siit üks roheline ruuduke jälle oma sinna skoorkaardile juurde saada. Ja Kristi siin läheb ka siukse vähe kitsama joonega. See tundus jah natukene kitsam olevat, aga samas jõuab jälle sinna 10 meetri kanti just. Ja natukene lühikeseks, et võib-olla see haiseri nurk oli piisavalt suur, et ketas nagu jõudnud päris nii-öelda käima minna ja jõudnud siis oma distantsi kätte saada. Ja Kaidi viskab siit ka väga ilusa haiserviske ja tegelikult see ongi päris huvitav, et 3 ketast on seal pulsa joone peal põhimõtteliselt. Ja, et tundub, et 3. päevaks on see liin ilusti lukus ja tegelikult kogu puul selle päris viisakalt on praegu läbinud ja tegelikult Kristil ka võimalus, et praegu ilusti tuulevaikne hetk ka jälle juhtunud ja natukene puudu. Ei jää palju puudu siin sellest pördist, et kindlasti ta soovis ja oli ka näha keha siuksest reaktsioonist, et kas läheb või ei lähe, aga kahjuks seekord ei läinud. Ja, aga ülejäänud naised vist praegu tundub vägisi seda moodi, et siit väga hästi seda rada on läbimas, et 3 pöördit ja väga ilus, et drive'ide täpsus on muljet avaldav. Ja, ütleks seda sama, et tegelikult hästi loetud seda rada, et siin ju ei saa ju võtta vaata siukest mingit puud endale sihiks või midagi, vaid sa pead võtma taevas mingi punkti, et mida sihid, et väga hästi kalkuleeritud. Ja 11. rada on siis par 4, 133 meetrit on ta pikk ja on siukene, ütleme nii, et jälle päris palju erinevaid elemente koos, et tiiala pealt peab tabama siis drive'iga kõrguse üsna hästi, et see mitte mättasse visata ja aga samas ka mitte liiga kõrgel, et vasakul jookseb siin ka OB, kuhu kindlasti sattuda ei taha ja green on siin jälle selline põnev, et kallak on üsna suur ja green on ka hästi kiire, et need putid ja drive'id kipuvad siit minema skipama, et väljakutseid kui palju? Jah, selle raja ma tegelikult julgeks liigitada isegi võib-olla siukse keskmise raskustasemega par 4, et noh, ta ei ole nagu otseselt mingi meeletult keeruline, aga ta ei ole üldse lihtne, sellepärast, et avavise peab olema päris täpne, ei tohi liiga palju feidida, ei tohi liiga palju üle minna, siis lähenemine samamoodi tegelikult. Kohe, kui eksid kuskile kas liiga üles või liiga alla, ilmselt ketas sinna lähedale ei jää
ja isegi kui viskad korvi alla, võib-olla rollib ära, on ju. jah, Ja putiga samamoodi, tabad korvi veits kehvasti, roll jälle kuskile 10 peale, on ju. täpselt nii. Ja siin rajal ka tegelikult kõik 4 päeva siis perekond Kallari pani oma nii-öelda esinduse välja ja siin spotterametit täitis, nii et suur kummardus neile täname. Ja tervitus Anna-Martile ja Siimule. Ja nüüd vaatame, et siin on väga usinalt mängitakse sinna paremale poole, et ei tea, kas on nagu selline väike nagu OB-kartus või äkki ongi seal paremal pool nagu rohkem vaba ruumi, et mida mängida. Mis sina arvad? Ma arvan ikkagi, et üritatakse sellist kas siis haiserist või flatist üleminevat viset, mis sinna paremale poole ujuma hakkaks ja kas siis alateadlikult või kuidagi suunatakse rohkem need kettad paremale, et see vasak pool ikkagi OB näol karistab rohkem ja kui natuke seda paremat poolt liiga palju testid, siis need puud selle lennu kinni võtavad. Jah, nagu hetkel siin oligi see Kristi vise oligi selline, et näha oli, et ta läks liiga kõrgele ja natukene liiga ülestabiilne ketas oli ja sellepärast ta ilmselt sinna OBSD-ga leidis. Et aga siit päris huvitav, see oli natukene jäi sinna näppu ja kohe see puu tegi seal taga 1-0 ära, et ja ütleks päris keerulised kohad tegelikult, vähemalt Kaidile, Keitile, et siin peab vaatama, et kätt ära ei lööga mitte midagi, et siin päris julm. Ja, aga see tundub väga hea vise. Väga hästi tehtud vise, et sealt kohast, jah. Ja ütleme nii, et ei ole kindlasti ka see koht siin lihtne nii-öelda lähenemine, et kuna siin on kõvelt üks mägi ja siis ta läheb veel mäest alla, et siin on kõrguse tabamine väga oluline. Kaidi hetkel viskabki selle liiga kõrgele, et õnneks siin puu ilusti paneb ukse kinni ja selle ketta ringi maandab, et ja Kaidil tegelikult see putt on selles suhtes väga hea samamoodi, et sealt võiks õnnestuda see parr päästa, et aga nagu nüüd näeme, siis Anneli jätab selle nõks kõrgeks ja siis ta sinna ülespoole ka jääb, et muidugi see ei ole nagu halb viga, mida teha, et tavaliselt ülevalt poolt ta sinna allapoole skippab, et aga siuke, korvi taga väga palju midagi ei ole, et siis kui peaks sealt ketas mööda kuidagi hõljuma, siis võib päris korralik tagasituleku putt olla, et tundub, et teistel, ütleme, et Keiti, Anneli ja Kaidi on kõik sponsoreeritud mängijad, aga Kristil vist ei ole veel sponsorit, nii et ja, nii et tuleb siin peale panna. Täpselt nii. Ütleks selle peale, et mida viset või? Ja, väga ilus lähenemine, et Kristil neid parre on täna väga hästi päästnud, et nii kui ta ala pealt eksimuse teeb, siis teine vise on peaaegu alati olnud jälle topelt parem, et see nagu näitab tegelikult mängija nagu head taset, kui sa suudad pärast kehva viset kohe hea järele teha. Jah, nagu meie üks väga hea sõber ütleb, siis ka head mängijad eksivad, aga mitte 2 korda järjest. Jah, nii see on ja saame vaikselt selle 11. ka ühele poole, siin on veel Annelil oluline putt. Jah, siit on ju pördi võimalus tegelikult veel. Jah. Ja natukene sealt ja nagu ma enne ütlesin, siis ongi see, et kui sealt mööda paned, siis ta kas libiseb või lendab, et siit Annelil muidugi väga hea teine putt. Et aga kindlasti ei ole eriti mugav see asi. Ja Kaidi nüüd tundub natuke frustreeritud ka, et sükse pool kõndimise pealt selle putti mõnev, et tundub, et ilmselgelt nii-öelda paugi on see tulemus, mida ta siit lootis ja aga tuleb edasi minna, et siin radu veel on ja ei tasu pead norgu lasta. Ja nüüd rada number 12, par 300 meetrit, siuke väga tiheda tunneli rada, et viskena sooviks siukest tagant käega üle minevat ja lõpus siis tagasi tulevat viset. Ilmselt on võimalik seda mängida ka siukseks natuke lihtsamaks 3, kui visata kuskile siia kohtus hetkel troon lendab tagant käega või eest käega mingi vise ja siit korvi alla saada, aga mina isiklikult arvan, et siin minnakse ikkagi viimast võtta sellest rajast, et natuke karm on, kui siin eksid kuskile kas vasakule või paremale, et mingigi saad siis ilmselt väga sügaval kuskil Mordoris oled, aga loodetavasti siin kõik ilusti selle tunneliga hakkama saavad. Vaatame. Nii, see jääb natukene kangeks, aga tehti omad korrektuurid, ma ütleks. Jah, täpselt nii ja ütleme nii, mulle tundub, et ala pealt ikkagi palju minnakse seda rada lihtsalt viskama nagu otseks, et kuna see
nii-öelda ette nähtud käpp on ikkagi äärmiselt tehniline, et sul ketas peab täpselt õigete meetrite pealt hakkama üle minema ja täpselt õigel ajal ka tagasi tulema, et siis palju mängitakse lihtsalt oma ketas sinna otseks ja loodetakse, et läheb läbi puude. Ja siin nüüd Annelil oligi niimoodi, et läks natukene liiga vara, läks sinna paremale poole ja kohe sai puukiki ja on ta seal kuskil paremal, et õnneks väga sügavat kikki ei saanud. Aga kindlasti natuke keerulisem koht ja Kristi siit tagant käega sama liini enam-vähem ega jah, ühelt poolt teisele poole, et väga hea ilmselt seal olema ei saa, jah, aga ma vaatasin, mul tuli meelde, et Keiti on olnud Eesti meister ja Kaidi on olnud Eesti meister, aga nii Anneli kui Kristi on veel ilma tiitlita, et ma usun, et mõlemad on kindlasti selles mõttes näljased ja just Anneli ka kindlasti, et Anneli on ka tegelikult olnud ju hea hooaeg ja peab siin ikkagi Keitile selles mõttes nagu sappa haakima, et ei saa lasta väga palju teda eest ära. Just, et siin see kolmas ring on selles mõttes on ikkagi võrdlemisi oluline ring, et kolmandal ringil sa ei taha jätta endal liidriga väga suurt vahet, sellepärast, et muidu võib lihtsalt kolmandat ringi palju turvalisemalt mängida ja ise mängid ründavamat ja eksid ja siis ongi see, et lihtsalt ei saa kahjuks järele, aga vaatame, et siin need Kristi on siin väga ürgse metsa üles läinud. Päris huvitav, aga kuidas ta sinna jõudis, see on ka omaette oskus selles suhtes, et seal tehnikus väga palju neid käppe ei ole tegelikult. Jah, aga Scramble jälle toimib, et loob endale siin parri võimaluse. Ja Kaidi ilusti vastu toru, et väga hea jumput. Ja vaatame Anneli. Et ka siin ühelt poolt ja teiselt poolt uurib neid liine ja Haiser liini välja valib. Otsi kohta, kus sa saad. Ja sinna pullikasse ta maandub. Ja nüüd Keitil võimalik viskab alla, okei. Selles suhtes, et kui ei tunne ennast nagu mugavalt või tunned, et seda putti ei ole vaja proovi minna, siis ei peagi. Et mina arvan, et Keitilt täitsa õigustatud otsus selles suhtes. Ja kindlasti, et sisetunnet tuleb kuulata ja kui ütleme niimoodi, et ei tasu midagi kangutada. Ja seda enam, kui näed tegelikult, et siit tullaksegi, näiteks keegi tuleb paugiga maha ja keegi võtab parri, et parriga midagi kaota, siis ongi see, et viskad alla lihtsalt. Ja 13. rada on siis par 3, 88 meetrit pikk ja eeskätt soosiv rada, et tiiala pealt on kindlasti prioriteet saada ilusti sealt tunnelist läbi kõigepealt, ehk siis tiiala ees on seal mõned puud, mis võivad sul seda kettalendu takistada ja lõpus siis green jällegi on üsna selline väljakutsuv, et kallak ja puud ja kännud, et peab oskama ennast siin sättida. Aga siin Keiti läheb siis tagantkäega vist mingisuguse putteri või midagi ka avama. Jah, samas kui sa näiteks mõtled enda mängu peale, mis raha eest sa siin tagant kätt viskaks? See peab olema päris suur summa, et see tagantkäe putteri vise peab olema sul väga, väga käpas, et seda viset minna teostama, aga ütleme nii, et eks see oleneb kõik sellest, kuidas mängija ennast tunneb raha peal. Keiti ja Kaidi tegelikult mõlemad valdavad seda tagantkätt piisavad nagu ikkagi ütleme väga hästi, et ja siit sellest tunnelist läbisaamisega neil kummalgi probleemi ei ole. Aga näiteks ilmselt väga paljud viskavadki, nagu meie ka ilmselt samamoodi viskame eest käega lihtsalt selle pärast, et sa näed seda tunnelit kogu aeg ja lihtsalt ongi mugavan niimoodi. Ja ütleme nii, et rada ikkagi oma olemuselt tegelikult soosib eestkätt selles mõttes rohkem, et kuna korv keerab paremale, siis eestkäsi pöörab samuti paremale ja sul on nagu lihtsam mängida selle feidi peale, et tagantkäega sa pead selle ketta saama ideaalselt üle minema ja ta peab tulema veel õige nurga all sul maha, et ta ei lähe sul keerlema. Ja siin oli näha väga siirast emotsiooni tunnelist läbisaamisel. Ja tegelikult ütleme, et vist isegi pundi parim drive. Et lühike vahe kokkuvõte on see, et Keiti viskas minu meelest natukene pikaks selle sinna alla, Kaidi oli siin ja Anneli oli ka kuskil seal nii-öelda siit korvipots vaadates paremal pool minu meelest. Ja siin on nüüd ei tundu üldse mugav.
Scramble visked järjest tulemas, Kaidi Endamaa tegi päris ilusti ja Anneli ka. Anneli põhimõtteliselt isegi veel ilusamini, nii et see mänguelement on väga ilusti paigas ja Keitil nüüd pördi võimalus, aga ja tundus, et seal päris selles mõttes paha eksimus nagu samamoodi nagu oli Kristil seal alguse poole. Et saad C2-st proovida, aga mingisugust puud tabad ja jääb sul endiselt veel ikkagi siuke 7-8 meetrit puttida, et ei ole kõige lihtsam. Ja Keiti siin nüüd eksib veel selle putiga ka, et ja, ma arvan, et see on isegi võib-olla rohkem kui 7-8, et tundub, et ta on ikkagi seal enam-vähem ringi ääres, et ta oli suht kaugel ja tegelikult ongi, et seal allpool on korralikult trellid ees, et ja ilmselt see vahe, mida ta sihtis, võiski olla ketta suurune ainult. Ja, vabalt. Ja siin siis Keiti peab leppima poogiga, et aga suurt hullu sellest pole, kuna konkurendid ka siit parride ja parridega tulevadki, nii et just. Et tegelikult jällegi head scramblit siin võiks öelda. Yeah. 14. rada, Saare rada, Hazardiga 82 meetrit. Peamine käpp, mida sihitakse, on siis see sama, kus see troon läbi lendab hetkel siit 2 puu vahelt ja see kollane telliskividega piir on siis Saare piir. Jällegi täpselt selline rada, et tegelikult, siuke, kui seda käppi tabad, ilmselt oled seal saarel ilusti, kui käppi taba, oled siin kuskil keskel, et siin ongi, ütleks 2 või 4 põhimõtteliselt, okei, on selles suhtes ka erandeid, on ju, et kui ta jääbki natuke kaugemale hetkel, Kaidil ka tundub, et ta sinna natuke kaugemale kuskile triivib, aga ikkagi ringis selles suhtes jääb võimalus pördit puttida. Ja siin kindlasti esimene eesmärk on lihtsalt saarel ära saada juba, et kuna saar tegelikult varieerub, aga ütleme 10 kuni 15 meetri ringi, nii et siis saare peal oled, siis on sul ikkagi pördi juba nii-öelda reaalne võimalus olemas. Anneli läksid natukene laiemalt, kui ta soovis ja jõudis selles suhtes ikkagi saarele, et päris hästi läks sealt puudest läbi. Ja sealt peab lootma, et putt on ka selline mugavam, et seal on sellised väikseid kuuskesid ja puid, mis võivad segada, aga nüüd Kristi teeb siin väga-väga kauni viske ja jõuab ilusti sinna, ütleme 6 peale. Et tavaliselt siin rajal on see, et kui sa sinna saarele viskad, siis kettad kipuvad ka nii-öelda üles poole mäest üles hüppama, aga praegu Kristi oma jäi natuke kinni, küll aga 6 meetrit pördiputti on ikkagi tõsiasi ja Keitil see oli väga õnnetu oks, aga ossa, kuidas jõudis saarele. See on minu meelest täiesti nagu müstika on see, et vahepeal ongi mingisugused horisontaalsed oksad, sa isegi ei mõtle nende peale, et nad olemas, sa isegi ei näe neid. Ja siis kuskilt löövad su ketta täiesti maha ja põhimõtteliselt rikuvad sulle nagu viske ära, et samamoodi näiteks nende kõrgepingeliinidega, et vahepeal ongi see, et ei mõtle nende peale ja siis näed, kuskilt läheb midagi täiesti alla ja vahepeal isegi, OBS selles suhtes. Ja, aga mulle meeldis puuli reaktsioon, et keegi sealt rõõmsalt hüüdis ja Keitil see ka selles mõttes tuju heaks tegi, et vise võib-olla otselt ei ebaõnnestunud, aga korra kindlasti süda mõned löögid vahele ettis, et läks paremini, kui oleks võinud minna nii-öelda, et ja siit hetkel 2 pördivõimalust või 3 pördivõimalust realiseerimata jäid, aga Kristi võtab selle pördi siit ilusti ära, et ilus drive, ilus putt, ilus pördi ja nii ongi. Kristi ka tegelikult ju väga, väga tublilt ringi on kokku panemas, et ei ole Kaidist ja teistest naistest siin üldse palju ka maas, et arvestad, et see on 3. ring, et tegelikult ootab mängijaid veel homme ka siis veel 18 korvi, et selle ringiga siiamaani on Kristi ennast väga ilusti mängus hoidnud. Jaa. Nii, ja liigume vaikselt siis 15. ja vaatame, mis seisud on. Ühesõnaga 15. rada on siis par 3, 82 meetrit ja liigub üles mäge. Suhteliselt terve raja pikkuses liigub üles mäge ja korv on ka väikse sellise kõrgendiku peal ning teeb jälle puttimise huvitavaks ja siin rajal on paremal pool ka OB, mis siis tuleb tegelikult päris tihti mängu, kuna siin nii-öelda, kui me nüüd rada näeme, siis seal nii-öelda tiiala pealt vaadates otse on üsna palju selliseid väikseid kuuskesid, mis selle lennu võivad kinni võtta ja siin OB-sse suunata. Aga
see vise tundus, et ketas oli piisavalt üle stabiilne, et ei hakanud väga sinna hoobe poole üldse tikkuma ja on ilusti 12 meetri peal, et ma ütleks väga hästi sooritatud vise. Ja Kaidi ka läheneb siin sellele rajale siis tagantkäega, mingisugust sellist üleminevat ketast on ta viskamas. Siin on, sellel rajal on hästi lihtne eksida ka vasakule, et vasakul pool on hästi palju puid ja on selline vangla olukord, aga vähemalt oled nii-öelda OB-st kaugel. Jah, et ilmselt selle mõttega siin ka tagantkätt mängitakse, et sa eest käega ikkagi, kui see lennu nagu naturaalne feid on sinna vasaku või sinna paremale OB poole, et siis toob seda OB-d mängu, aga tagantkäega viskad nagu ketta ülesse ja ta surub ennast sinna vasakule poole. Et selles suhtes ilmselt võtab mingil määral seda OB-d mängust välja, aga natukene võib olla raskem seda nii-öelda liini tabada. Ja aga nüüd Anneli viskas kuidagi hästi kõrgele, et õnneks jäi tal ilusti ketas seifi, aga siin on see lihtne juhtuma, kuna nii-öelda tegu on ülesmäge viskega, aga nüüd Keiti tabab seda kõrgust täiesti. See on jaa, perfektne kõrguse tabamus ja ütleme niimoodi, et vise on vastav, et 4-5 peal. Vise räägib enda eest, et just. Väga ilusti sooritatud ja praegu pundi parim, ütleme tegelikult pika puuga. Jaa, selles suhtes, et näha oli juba seda kõrgusest ja ketta lennunurgast, et väga ilusti ta sinna jooksma läheb ja ka see selles suhtes lähenemine tegelikult ütleme niimoodi, et mida kaugemal oled, seda keerulisem on, et sinna platoo peale ikkagi saada, et ta sealt ära ei veereks ja nii edasi, ja nüüd samamoodi tegelikult putiga, et Kaidi küll eksis umbes mingisugune aga mis ma öelda tahtsin on see, et Kaidi viskas siin natukene mööda korvist, kuid ketas ikkagi selles suhtes, maapindi kadus alt ära ja nüüd ta tuleb tagasi mingi 8 pealt. Jah, umbes midagi sellist, et ei tundu olevat Kaidil siin ka kõige lihtsam koht. Ja kahjuks alarauas ketas maandub. Ja nüüd Keitil siis võimalus siit pördi võtta ja ilusti seda kasutab, et väga kaunilt lahendatud. Jaa, et siukselt kindlalt kõvasti keskele väga hästi. Ja Anneli saab ka oma parri kätte, et kõik siin ilusti ilma suuremate kadudeta tulevad läbi, et Kaidil küll natukene õnnetu poogi, aga ei ole viga. Aga ma ütleks, et see rünnak või ründamine on täiesti õigustatud, et tuleb seda survet avaldada alati. Ja nüüd rada number 16. Par 3, 106 meetrit. Nagu kõik teavad, selles mõttes, kes Annikorus on mänginud, siis jällegi üks siuke pigem ilus rada, et viskad ju mäest alla siukse mõnusa sirge kettaga, lihtsalt lõpus tahad natukene saada sellist tagantke hajuvust ja ütleme nii, et siin me oleme ju ise ka näinud, kuidas on ühega sisse visatud, et see on ilusam vaadata, keta sõidub mäest alla siukestest rahulikku liini pidi ja otse korvi ja Keitid siit kohe, ma ütleks jällegi väga kaunis vise. Ja, et eelmise rajaga siin sai tuhi üles ja kannab selle kohe siia 16. ka üle, et väga kaunis drive ja jälle green hit kirjas, ja tundub, et Kristi samamoodi siin kopeerib seda viset. Jah, hoiab natuke vähe küll sirgu, aga jõuab ikkagi sinna mingisugune 10 meetri juurde. Ja ütleme nii, et seda rada ikkagi pigem enamus mängijad mängivad tagantkäega, et just kui sellele rajale sobib see tagantkäe liin nagu paremini ja paremalt poolt puhuv tuul ka tavaliselt toetab seda tagantkäe lendu ja nüüd Anneli teeb suurepärase viske ja on samamoodi korvile päris ligidal, et ühtne punt. Ja, et Anneli vise oli täpselt see, millest ma rääkisin, et sirgelt hoiab ja lõpus lihtsalt hajub sinna korvi suunas ja ilusti kukub maha. Kaidil on nüüd Kristiga põhimõtteliselt identne vise, et natukene kas siis sai kõrgust palju või jäi kettal flipi puudu, aga ütleme nii, et 11 meetrit ja tegelikult täiesti kõik võimalused olemas. Vaatame, kas Kaidi nüüd saab ka pikem puti sisse. Jääb natuke kõrgeks, aga seekord ei lähe nii kaugele kui eelmisel rajal, et võiks lihtsam olla natukene. Parem kõrge kui madal, nii et
noh, parem kõrge kui madal. Jaa. Aga eksimus tegelikult ei olnud nagu palju, vaata, tegelikult see läkski sinna alarõua ülemisse äärde. Siit ka kahjuks natukene vasakule see ketas läks. Et siin oleks jah, back-to-back birdid oleks väga vahvad olnud, aga lullu 2 rada minna, nii et on võimalik veel back-to-back võtta. Just. Ja see, vaat siin kohas, ma nüüd ei tea, et tavaliselt ongi see, et ega see vasakpool eriti meelsalt vastu ei võta, aga see tundus ikkagi, et ta tuli natuke nagu postist välja. Jah, kuigi jah, ketas tundus olevat natuke vasakul, aga Kaidil need ringi eksimused natukene on praegu seda ringi hoogu maha võtmas, et sellised puti eksimused kindlasti, noh, need tulevad täiesti märkamatult ja need mõjuvad tihtipeale üsna rusuvalt. Ja aga selles suhtes natukene nagu rõõmsamal toolil, siis Anneli võttis väga ilusa pördi, et väga hästi tehtud. Ja hakkame vaikselt jõudma lõpupoole, et 17. rada on meil par 4, 160 meetrit ja mängib jälle siit sellisest üsna kitsast tunnelist pikalt otse ja lõpus siis peab ketas hajuma vasakule, et esimese viskega on sul vaja lihtsalt olla fairway peal, distants ei olegi niivõrd oluline, peaasi on see, et sul oleks võimalik teist viset normaalsetes tingimustes sooritada ja lõpus siis selline hajuv ilmselt tagantkä vise siia korvi juurde teele panna, et jällegi greeni on siin kaitsemas päris mitmed puud, aga see tuleb mängu alles raja teises osas, nii et vaatame, kuidas siin tiibelt meie puul minema saab. Hästi oluline just nagu sa ütlesid on see, et ole keskel, et see tegelikult, jah, see on väga haige ise siin, et jõuda nii kaugele, jõuda sellest nagu tihnikust läbi ka, et tegelikult jah, et see keskel olemine on siin on ilmselt see võtmesõna, et kohe kui sinna nagu vasakule või paremale ketas läheb, siis paraku see pördi mängimine läheb päris keeruliseks, et vaatame, kuidas teised lahendavad. See tundub ka väga hea vise. Ja põhimõtteliselt on see kõik, mida sul vaja on, et siit on kõik pördi võimalused olemas ja sellel rajal on minu meelest just oluline nii-öelda tiibelt ilusti minema saada, et muidu kui sa siin takerdud esimeste visetega kohe kuskile sügavale võssi, siis läheb see rada väga keeruliseks. Et nüüd Kristi eksibki siin vasakule, aga tema õnneks jääb siin ilusti sükene mingi tee peale, et ta ei pea kuskil päris okste vahel seda järgmist viset tegema, nii et on kas pördi veel mängus, aga par kindlasti. Kaidi läheb nüüd väga paremale. Ja kahjuks sinna paremale puudesse Kaidi oma viski tabab, et hetkel ei läinud, kuhu see ketas küll lõi, aga lõi tegelikult väga okeisse kohta, sealt oleks ju võinud kordades hullem reaktsioon olla. Et siit on tegelikult isegi selles mõttes väga ulmelise viskega pördi mängus, aga sellise safe haiseriga peaks olema üsna mängitavuga par. Ja sinna ilusti ta jõudiski tegelikult mingisugune 20 meetrit umbes, ei vähem, mingi 17-16. Jah, rannid on sealt ilmselt keeruline, et puid on palju ees, aga parri mängimise mõttes peaks olema suurem töö tehtud. Ja siit jälle tegelikult üks üpris mõistlik otsus, ma ütleks selle peale, et visata lihtsalt ennast tee peale, usaldada oma lähenemist ja võtta mängust ära see nagu juhuslik faktor, on ju, et ma lähen enam-vähem proovima, on ju, et vaatame, mis saab. Aga lähened hoopis ennast, sealt viskad välja, lähened ennast 4 peale, võtad parri ja lähed eluga edasi lihtsalt. Ja nagu täna mainitud, siis Kristi on väga ilusti neid parre päästnud täna, et üsnagi selline puhas on see kaart tal olnud täna ja kui ongi tiibelt kehv ise tulnud, siis on alati selle kohe hea viskega nagu heastanud ja niimoodi on mõnus mängida, kui suudad vead heastada kohe. Ja see on ka tegelikult ikkagi sellest suhteliselt tihke nurk oli seal Keitil, et pidi sealt haiseriga kange kettaga mängima. Aga Annelil nüüd iigli proov. Ja Keiti jõudis ilusti samamoodi sinna kuskile mingi 8-9 peale ja Annelil väga, selline väga-väga mõnus koht oli, et sealt ilusti ennast korvi lähistele suutis asetada. Ei teagi, kas sealt nagu sai rannida ka või et kas Annelil läks
nii-öelda iigli võimalust ka andma või pigem on siin lihtsa pördiga ka rahul. Keitil jääb nüüd natukene jääb korvist puudu, aga väga hea julge putt, et siin on see sein on taga, et siis ei olegi mitte midagi karta selles suhtes, et putid mööda, aga sein toob tagasi ilusti. Kristile suurepärane parr. Ja, et väga-väga targad otsused, ma ütleks seal selle parri talle tõid hetkel. Tundub, et ta on ise ka rahul ja vahva on, et Kristi suht tihti ka nii-öelda näha on, et oma visetele kaasa elab, et ta on ikkagi täiesti mängus sees omadega. No see ongi siuke nautimise võlu on see asi, et kui oma mängu suudad nautida, siis tegelikult lähebki ring ka hästi, et ja nüüd siis lähme 18. rajale, mis on par 3, 95 meetrit ja meie tänane viimane rada. Et Annikoru pargi viimane rada on siis Saare rada Hasare talaga. Ees on ka safe osa, mida ma arvan, et siin ei mängita pigem, et mis sa arvad, kas tuleb mängu see safe osa mängimine, et viskad siia ette ja viskad korvi alla? Ütleme nii, et ma ei julge nii-öelda pead anda, et kogu fieldi kohta rääkida, aga siin pundis kindlasti julgeksin oma raha panna selle peale, et kõik lähevad ikkagi ilusti kohale viskama, et siin seda safe'i pole selles mõttes otseselt, see esimene safe ise ei garanteeri sulle midagi, et sa pead ikkagi tegema veel ka teise viske sealt, mis jääb ikkagi 40-50 meetrit pikk ja seal ei ole see kõige lihtsam. Ja nüüd on see Anneli vise on väga hea, aga see, ta on liiga nagu, esiteks oli kiire ketas, ja natukene liiga vasakule, et sealt kahjuks ketad kipuvad kahjuks välja hüppama, et siin tuleb, selle rajal tuleb kindlasti usaldada oma ketast laiaks. Et minu arvates on see, et kohe kui jätad selle, põhimõtteliselt kui sa näed, et nagu, et on topsi minemas, siis ilmselt ongi kas topsis või OB-s. Ja siin tundub, et tegelikult paremal on seda ruumi päris palju, et seda nii-öelda kasutada võiks, et Keiti seda päris hästi ka teeb, et kui anda seda kõrgust ja haiserit ja laiust, siis see ketas tuleb pehmemalt sinna saare peal, et kui nägime, kuidas Annelil ketas hästi agressiivselt nagu hüppas edasi, siis Keitil ilusti maandus saarel ja üsna sinna samma paika ka jäi. Ja, aga vaata, seal on see asi on ka, et see tundub ka nüüd kahjuks vara olevat, aga ei jõua ja kahjuks saarele. Et Ikkagi jõuab. Jah, kaamera nurk väga okei. Aga seal on ka see asi, et minu meelest see parempoolne ala korvist on natukene tasasem, kui on vasakpoolne ala, et vasakpool on natuke kaldes ja sellepärast ka kui ketas sinna kukub, siis ta ilmselt sealt väga usinalt tahab ära minna. See nüüd tundub natuke Anneli liinile sarnane, aga ta jääb ilusti sinna kõrgema muru sisse kinni ja on täitsa ringis. Ja nüüd tuleb meil 4 putti. Ja Annelil siis parriputt. Kas lõpetame oma ringi ühe ilusa outside'iga? Ja lõpetame. Väga kaunis. Väga ilus putt. Saab siit ilusa aplausi ka veel lõpetuseks. Ja aga mis on nagu parem tunne, et teedki nagu Anneli seal, selles suhtes ikkagi ütlebki, et hästi kergendus. Läks sellega. Jah, kergendus on selle asja nimi. Et lõpetad ringi natuke kehva avaviskega, natukene vähe seal õnne ka, et ketas sisse jäänd ja siis paned sellise putti ära, et anna alla. Ja Kaidil ka siis pördiga võimalik lõpetada. Muidugi siit on jälle see, et korvi taga on siuke langus ja eksimise korral tuleb OB kiiresti mängu, aga Kaidi sellega ei riski ja paneb selle ilusti korvi. Jah, ei ole mõtet ju langusega riskida, et viska lihtsalt korvi. Täpselt. Ja Keitil võimalik siit võtta pördi, mis annab väga-väga mugava juhtpositsiooni talle homseks. Ja tegelikult on kõik kohad ikkagi veel lahtised, et siin on Anneli üsna selline, ei kellegi maal justkui, et täpselt Kaidi ja Keiti vahel niimoodi, et tal on nii taga kui ees on ruumi, aga ütleme nüüd terve discgolfi ringi ja kõike võib juhtuda homme, et just, et siin kindlasti tasub võidelda, et tuleb lõpuni mängida üks rada korraga, üks vise korraga ja nagu Mikk ütles, siis kõik on võimalik. Et täna nägime siis päris huvitavat ägedat ringi, et oli pördisid, oli parre, oli pikki putte, oli paugisid, ühesõnaga kõike sai selles suhtes.
et mina ütleks, et väga-väga lahe ring, oli väga tore vaadata, ootan juba, mis see lõpptulemus olema saab, et kindlasti see lahendus saab olema. Hetkel ütleks niimoodi, et on küll Kate'i poole suunatud see lahendus, aga lõpuni midagi ei saa ära öelda, et see on ikkagi, ütleme niimoodi, et tagant tulevad väga vihaselt. Ja vaatame siis, kuidas jäid skoorid, et need on nüüd vist lõplikud skoorid. Need on siis nüüd lõplikud skoorid, jah. Kate endale siis tiitli suutis kindlustada ja Anneli ikkagi jäi oma teisele kohale kindlaks ja Kaidi kolmas, et Kristi langes 5., aga ma arvan, et Kristi on oma 5. kohaga rahul ja väga tubli. Ja meie Mikuga taaskord täname, et tulite vaatama Eesti meistrivõistlused discgolfis. Nii et nägemist. Olge tublid.